Радуйтесь, славьте Господа и веселитесь. Хотели еще что-то сказать? Будет время. Будет время пищи, да? Нет, насчет пищи Бог подаст пищу. А мне надо просто укрепиться, чтобы дальше хотя бы. Вот, ты молишься, мы молимся. Обязательно. Только молиться. Сильно надо таскать. И ты туда идешь? Не знаю, я вас вижу. Хочешь там использовать уже. И тут ты не начинай того, мне нужно это. Ты, значит, я христианин, я хочу быть Иисусом, хочу, чтобы увидеть Христа через ваш народ. А ты не думал, что у тебя меняется что-то? В конце школа, сейчас новый школа. Наконец, так сказать, сдались полностью. Теперь надо... Активно работает Господом. Может быть, так уже опоздировал, уже где? В тюрьме, что ли? Мы целый фильм делали с ним. Он проповедовал. Он главный наш редактор. No Andrei, ma olen väga rõõmus, et ma olen nii palju aastat sinuga koos neid koosolekutel olnud ja sina oled väga rõõmus olnud, kui sa oledki koosolekul tulnud. Ja mis mul on väga rõõm just sinust, et sa oled väga õiglane mees olnud. Ja sellepärast Jumal on sind ka valmistanud, et sa said välja tulla uksest. Ja vaata nüüd uksi, vaata nüüd sinna tagasi. Need on need uksed, kus sa välja tulid. Ja kas sa armastad veel neid uksi või armastad? Uksi ei armasta, ma armastan Jeesuse Kristust. Halleluja, sest Jeesus Kristus on sinu sõber nüüd, kui sa välja tulid. Jah. Ütle, mis on sinu unistus, kui sa välja tulid? Minu unistus? Sinu unistus, kui sa välja tulid. Nii laia maailma. No ma ei teadnud, kuhu minna. No aga nüüd sa tead. Tänasest päevast sa tead. Kas sa oled õnnelik, et sa oled Jumala laps? Jah, olen. Kas Jumal on sinu sõber? On küll. Ja kas sina armastad Jumalat? Armastan. Tead, ma tahan sulle veel, ja mõtlesin juba kodust need sõnad välja, mul oli praegu meelde, et minu 8-aastases praktikas on väga paljud tulnud siia tagasi. Me oleme vist rääkinud neid, eks ole, koosolekutel. Nad on tagasi tulnud ja ma olen mõnel ütelnud, et ole ettevaatlik, toetu täiesti Jeesusele, Kristusele, kellest sa oled siin kuulnud väga südamest. Ja me oleme väga südamest üksteisest ka palvetanud. Sa mäletad neid palveid, mis me oleme teinud üheskoos. Need on erilised olnud. On need erilised olnud? Ja siis need meestele, kes on välja, ma olen ka ütelnud. Ja ühte eriti ma mäletan, ma hoiatasin, et toetu Jumalale, aga ta oli alkohoolik ja peale selle ta suri alkoholi surma. Paistab, et ta ei võtnud vastu Kristust kõigest südamest. Olgu see sulle hoiatuseks. Siis ma tean mitut meest, kes on siia tagasi tulnud. Ja nad on jäänud, nad on veel raskemad kuriteod teinud. Ja nüüd Jumal tahab nagu sul ütelda, vaata, Jumal teeb kõik uueks sinu elus siis, kui sina armastad teda kõigest südamest. Kuidas sa saad armastada Jeesust? Ja kuidas sa saad teda armastada, kui kõik ümberringi on pime? Südamest armastad Jeesust. Ja Jeesus on sinu südamesse tulnud elama. Mul on väga suur rõõm, sest ma mäletan ükskord paar aastat tagasi koosolek, ma ei tea, kas sa mäletad. Sa ütlesid ükskord sedasi, et ma tahan olla õiglane. On sul meeles need sõnad? No ei ole, aga võib olla... Ma tahan olla õiglane ja see läks väga mu südamesse. Ja ma olen alati sind näinud õiglasena, kui sa tuled koosolekule. Ma mõtlen, et sa palvetad nende meeste eest, kes on siia jäänud siia ukse taha. Ja ma usun, et need palved, mis sina palvetad, sina saad selle palvete läbi ka rõõmsaks. See on minu südamlik soov sulle Jumala pärast, et sina saaksid hoitud ja kaitstud Jumala verevarjus. Sa tead, et on olemas saatan, kes tahab hinge hukka viia, aga Jeesus Kristus tahab sind õndsaks teha. Ja olgu see sõnum sulle igavesti meeles, et Jumal armastab sind. Olgu nii raske olukord tahes, olgu nii keeruline elu kui tahes. Sa tead, et me elame kõik selles pimedas maailmas ja tead, Jeesus Kristus tuleb tagasi teha. Ja tema arm on uus jälle. Sulle on hommikul ärkata meeles, arm on uus. Nüüd me austame täna Jumalat ja palvetame koos. Ja minul on kaks sõnu, et sulle, et sa tema nime kunagi ei häbeneks. Alati kuulutad teda inimestes, sest tea, et Jumal on andnud tõotuse, kui sina kuulutad teda, ei häbene tähendab Jumalat inimestes, siis ei häbene poeg isa ees sind kunagi. Teegusega sulle alati. Ja nüüd me palvetame koos. Jumal, ma tänan selle armsa Andrii eest. Sest me oleme tõesti armastanud teda ja me oleme nagu kokku kasvanud temaga koos.
aga Jeesus, mina usaldan ja ma teame, et on püha vaimul ka maad täna tema südame selle uut rammu anda. Et sinu püha vaim tahab tema südame muuta ja vabastada teda täielikult, et ta kunagi ei kardaks kurja. Me õnnistame teda Jeesuse nimel ja me näeme nagu vaimus, üks taevariik on tema sees, üks taevariik on tema ümber ja Jumala au peab tema peale paistma. Jumal, me õnnistame see rehabilitatsiooni osakond, kus ta läheb. Me õnnistame seda armast Veikut, kes nendega tegeleb seal ja olgu sinu õnnistus ka selle rehabilitatsiooni osakonna peal. Ja me näeme seda vaimus, et see Jumala riik ei kao sealt kuskile, kui on Jumala lapsed seal koos. Jumal, me täname ja austame sind, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Jeesuse nimel, aamen. Ole väga õnnistatud. Halleluuja. Lähme, saadame sind auto juurde.